tere hommikust. Issand, mul läks nagu hääl ära, aga mul on enesetunne tegelikult väga palju parem. Ja meil hakkab uus nädal pihta. Emma läks lasteaeda ja Noora on kodus. Ja Noora vist jääbki koju see nädal. Kuigi tal väga köha nohu enam ei ole. Aga kuna tal hakkavad kolmapäevast arstid ja ta ei tohi jääda neljapäevaks kindlasti haigeks, siis ma mõtlesin, et ma igaks juhuks hoian vist teda kodus, et tal midagi ei tuleks nüüd, kuigi ma ei usu, et tuleks, tavaliselt ta käib ikkagi nädal ilusti ära ja natuke peale, aga ikkagi. Põhimõtteliselt täna on ta kodus, homme me lähme vist sõbrannale ja ta läheb selle külla. Ja kolmapäeval ta peab minema hommikul 8 aegissiga kõrvakurgunina arstile ja verd andma arvatavasti neljapäevase opi jaoks. Siis kolmapäeval lõunast on meil silmaarst ja võib-olla tehakse siis see silmatilkadega suurem uuring ka. Arst ütles, et igaks juhuks me oleksime valmis ja arvestaks ajaga. Ja neljapäeva hommikul siis oleks op. Nii et eks vaatab, kui palju ma teile üldse nagu filmin või kuidas ma jõuan. Ma korra mõtlesin, et teeks see nädal üldse nii-öelda filmimisvabaks. Aga siis ma mõtlesin, et ei, et ikkagi natuke võiks ju filmida teile. Et vaatame, kui palju ma jõuan, et ma palju ei luba. Aga ja nii, et vaatame siis jooksvalt. Ja ma hakkasin tänasest kava tegema. Et kaalu jälle langetada. Mul on nüüd pikk paus olnud, kus ma olen nagu vabalt söönud. Ja esiteks ma tundsin, kuidas mu enesetundele see mõjus lõpuks nagu nii pikalt. Ma tundsin ennast kogu aeg üliraskena, ma pole üldse endaga rahul, mul oli nagu halb olla, kõht oli kogu aeg suur, vastik, mingi paha olla, sest sööd liiga palju või valet asja ja mis iganes. Et liiga nii-öelda lõdvaks lasin. Ja ma täna hommikul kohe kartsin kaalu lastuda, et kas ma olen kogu oma töö ära nullinud, sest ma tunnen ennast nagu tohutult suurena viimasel ajal. Aga minu õnneks ma ei ole ära nullinud ja mul on kaal sama. Nüüd ma saan samas kohast jätkata, et see on nagu tore. Ja vaatame siis, kas ma suudan kavas olla, sest ma tean, et mul peab olema mingi, ma ei tea, ma pean vaimselt õiges kohas olema ja kõik peab nagu olema idekas, et ma suudaksin nagu kavas päriselt olla, mingi hullult motiveeritud. Sest iga hetk ma nagu vist ei suuda seda, aga ma tundsin, et ma kuidagi nüüd tahan ja võiksin. Nii et ma loodan, et mul jääb see kestma, sest ma tahaksin vähemalt 10 kilo veel alla võtta, siis ma oleksin nagu täiesti rahul. Väga tubli, siis ma oleksin nagu väga-väga rahul. Nii et vaatame, kas ma just selle ühe korraga nüüd kohe suudan see 10 kilo, vahel äkki 5 kilo ja väike paus ja 5 kilo, vaatame, kuidas me teeme, aga jah. Ja täna ma trenni ei lähe, mul on homme koolis test suurem ja ma pean õppima selleks mingid asjad nagu pähe. Neid asju on päris palju, nii et ma kavatsen täna siis õppida. Ja mul ongi nüüd see järgmine nädal põhimõtteliselt koolis viimased nädalad. See nädal mul ongi homme nüüd üks suurem test ja järgmine nädal mul on nii-öelda kooli lõpueksam või selle kursuse eksam. Ja siis me võtame eksipausi. Ja siis mingi hetk lähen võtan edasi jõudnute koolituse ja siis sellest veel edasi jõudnute, kuni ma saan nagu teha selle päris nagu kutseeksami. Ideaalis muidugi vaatame, mis elu meile toob ja kuidas. Aga see on nagu ideaalis. Aga hetkel tuleks need 2 testi ära teha, mida ma hullult kardan. Ma küsisin õpetalt, et kas ma saan eksamit järgi ka teha. Ma ei tunne ennast üldse nagu kindlana. Ei, õuna peab ka sööma. Ei söö ainult juustu. Jaa, aga sa ei söö ainult juustu. Ei. Palun söö nüüd õuna. Pärast emme võtab veel juustu. Ja suslik. Küsisin, mis hommikuks ju tahab, ei kohe ei taha midagi. Ja siis tegin endale, mõtlesin, et mul kestes klassikalistest hommikusöögidest väga kopees ja ma ei viitsi midagi hullult teha. Ja siis kavas on mul siuke nagu, et kus saab juustu süüa ja õuna. Ja siis ma ostsin nagu sutsujuustu. Sutsujuust nagu läheb kalorite või selle protsendiga, nagu rasvaprotsendiga sinna sisse.
siis kui Noora nägi, siis nüüd ainult seda juustu söökski. Natukese õuna ka, aga juust on põhiline. Alguses see õuna, siis ta küsis, mis mul taldrikus veel on. Ja siis nüüd ainult juustu sööks. Vaatame siis. Ja vaatame, kuidas mu kaaluga läheb. Ma loodan, et hästi. Et ma suudan tubli olla. Ja ma tahtsin veel öelda, et ma tahaks täna ideaalis minna. No, filmin. Tee mängu. Et tahaks õhtul, kuna trenni ei lähe, kas minna jalutama, jooksma. Kui ilmad ilusaks lähevad, siis ma tahaks hakata jooksmas käima. Ja rattaga sõitmas ja rullitamas, nii et ma tahaks midagi täna õhtul juba teha. Ma ei tea, kuidas see ilm on, tundub ilus, aga ma vaatasin kraadide järgi ei tundunud ilus. Nädala lõpus tundub ilus. Nii et vaatame. Proovin Noora ratta ka välja võtta ja et Noora saaks ka sõitma. Nii et eks näis. Musu. Kuule, mis lokike sul siin on? Musu. Ciao. Poo. jõudsime ka koju, ma tõin emmaga lastest ära, me olime Noora ja Sassuga õues mingi 1,5 tundi, käisime, Noora sõitis terve aeg rattaga, käisime mängukal, tõime paki ära, ma kohe näitan teile riidid ka, mis ma tüdrukutele tellisin, mis ma kätte sain. Ja Noora kukkus mänguväljakul, hüppas kõhuli kiige peale jooksu pealt ja siis oli nii suur hoog, et kukkus üle ja siis kündis selle lõua otsaga vastu maad ja natuke ninaga, nii et siit on täitsa marraskile kergelt verine. Ja nina on lihtsalt marraskile. Siis jõudsime just koju, nii et ma näitan teile riided ära. Nii, emmale siukene käpaka kleit. Siis emmale siuke käpaka pusa. Samasugused käpaka püksid, dressad. Siis nad said ühesugused käpaka öösärgid. Noora oma ka siis. Nii. Siis Noora sai mingi tavalise öösärgi.
Noora sai endale uue roosa teksatagi. Tal oli 2 aastat üks ka siuke roosa ostetud ilma satsideta, aga samad värvi. Ja nüüd see on talle väike, see jääb siis emmale. Emme kohe annab sulle kleidi. Siis Saskjale siuksed retukad. Ja Saskjale siuke jope. Ja Noorale siuke kilejope. Vot, siuksed asjad siis. Ja kui miskit jälle tuleb, eks ma siis näitan teile. Ja ma olen täna olnud praeguseks terve päev kavas. Nagu toitumiskavas. Nii et ma olen täiega uhke enda üle, sest esimesed päevad on alati kõige raskemad. See kõige esimene päev, et saada seda, et sa ei luba endale midagi niimoodi vahepeal, vaid teed kõik kava järgi. Aga praegult ma olen tubli olnud. Ma loodan, et ma nüüd jäängi tubliks. Nii, tere hommikust. Kui ilus. Me oleme juba päris varakult üleval. 6 midagi. Suured plikad on lasteaias. Ja kes on sinna ka võideta. Nii, ja me lõpetsime just hommikusöögi. Ja ma koristasin täiega. Sest eile õhtul me ei jaksanud muud ja toad olid mega sassis. Ja kuna mul on täna plaanid, siis ma tahtsin ennem ära koristada. Tüdrukute tuba ja tegelikult köökveits on ikka, aga vaatab, kas ma jõuan. See ma vahepeal teen ennast veits inimlikumaks. Aga jah, nii suured on siis lasteaias. Noora käib 1 päeva ehk täna. Ja hommikul läksid hea tujuga. Tegin täna Sassule 11 hommikusööki. Leidsin mingi näputoidu retsepti, mingid singijuustu. Kuule! Mingid singijuustu muffinid. See ongi nagu väikelaste näputoit. Sest ta põhimõtteliselt ei söö mitte midagi. See on nagu, kui ma arvasin, et Noora ja värki on pirts, siis ei. See on mingi next level laps. Põhimõtteliselt võib oma neid banaanikaerakat süüa, aga ma ei tee neid kogu aeg talle. Putru ta ei söö. Tegelikult tahan nüüd mingi aeg proovida neid pudrukangid ka ära, äkki ta niimoodi sööb. Et mul on üks õhtu rohkem vaba, et siis ma teen. Ja siis muna ta niisama ei söö ja värki. Ta võiks süüa kogu aeg ainult mingit sepikut merevaiguga või asjadega. Aga nagu sööki, siis on nagu nõu. Aga nüüd need muffinid olid põhimõtteliselt nagu omletist muffinid ja seda ta sõi. Nii et 2 tükki lausa sõi ära. Nii et väga hästi. Nii et endale tegin võiku. Eilsest olen kavas. Eile ma olin terve päeva kavas. Ma olen nagu nii uhke endale. Ma esimese päeva vastu pidasin. Äkki täna on juba lihtsam. Eile vahepeal oli küll tunne, et tahaks võtta siit seda ja. Aga ei. Ma lähen kaalust alla saada. Ja nüüd ongi, ma teen ennast korda. Siis ma tahaks loota, et Saskja jääb magama. Ma lähen jalakrissu võikalt. Ma lähen sõbrannale ja tema lapsele külla. Ja siis ma loodaks, et Saskja äkki jääb magama, et ma jalutan. Mingi 11 aeg võiks seal olla. Ma mingi 10 aeg hakkan liikuma, kell on 9 läbi natuke. Ehk siis jah. Ja siis ma käin seal, siis äkki me lähme õue jalutama natuke pärast. Ja siis ma mingi hetk pean koju tulema, ma pean tegema söögi valmis. Ma pean ise sööma kava järgi. Ja
äkki ma jõuan koristada ka ja mul on tegelikult vaja õppida ka, nii et ma tahaks ideaalselt Saskia teeks oma teise unetoas, et ma saaks täna õppida, sest mul on koolis töö. Aga ma ei ole jõudnud õppida. Ja ma tean, et ma peas seda ei oska, nagu seal on vaja mingid teatud asjad kindlalt, nagu mingid numbrid ja asjad pähe õppida. Nii et ma üritan sellega tegeleda, et see saada tehtud täna. Võt. Ja homme ongi see kurikuulus arstide päev Nooraga, kus tal on arsti otsa. Nii et võt. Aga nüüd teeme siis korda ja vaatame, mis me täna tehtud jõuame. Sassi jäi ka magama. Tore, keegi tuleb tagant ära. Veits pillik. Aga ma liigun nüüd Krissu ja loodan, et ta magab põhimõtteliselt terve tee sinna. Stitte kuussin. Nii, tšau, ma olen kodust tagasi ja kell on kõigest 3. Ma läksin 9:30 kodust ära, nüüd on kell 3 ja täiega edukas päev. Ma õppida pole jõudnud. Aga edukas selles mõttes, et ma nägin oma ühte sõbrannat, kellega me ei ole mitu kuud näinud, kellega me pidime Rootsi minema, aga me ei läinud. Sain temaga 10-15 minutit rääkida ja siis sain veel teise sõbrannaga kokku ja siis käisime jalutamas ka. Ja lastel oli nagu nii tore ja nii äge oli vaadata, et nad päriselt nagu nad ikka tegelesid ka üksteisega vahepeal kiusasid ja värki, et nagu nii tore. Ja ilm oli küll külm, aga päike ja selles mõttes ikkagi mõnus. Nii et ma nii loodan, et varsti on nagu soe ja saab käia tagide ja asjadega. Nii mõnus lihtsalt. Aga Hennu tuleb ka kohe koju. Ta sõidab juba. Ja siis ma teen endale söögi, mul on kõhtel räme tühi ja nii suur ahvatlus oli endale võtta tee pealt mingi hotdog, mingi saiake, ma ei tea, käia mingi maissuusis, mis iganes. Nagu nii suur ahvatlus ma nii väga tahaks. Aga ei, Käti ei. Ma olin eile nii tublisti kavas ja ma tahan alla võtta. Nii et kui Hennu koju tuleb, siis ma teen endale kohvi ja Caesari salati ja jätan teistele pasta bolognese õhtuks süüa. Võib-olla tein ühe jahukastme juurde, kui see on eilsest otsas, ma ei teagi, sest Hennu ütles, et Saskia sõi niimoodi ülihästi seda bologneset. Nii et kui on otsast, siis teen juurde, kui ei, siis ei ja siis Hennu on Saskiaga ja ma hakkan õppima. Muidu ma oleks lihtsalt ta magama pand. No võib-olla ta lähebki magama, lihtsalt lasen Hennul panna, et ma saan hakata õppima laua taga rahus. Ja siis söön ja õpin, sest mul on täna see töö ja ma kardan, et ma ei saa seda läbi, sest ma ei oska. Nii, ma olen teilikõues ja siis võtame Sassi ülesse ja
mina lähen kooli ja Hennu läheb tüdrukutele järgi. Ja ma ei ole absoluutselt endas kindel kooli minna seda testi tegema. Ma nagu nii kardan. Ma nagu tunnen, et ma ei oska mitte midagi. Ma ei oska siit midagi oodata. Ma ei tea, täiega kardan. Aga ma alati kardan niisuguseid uusi asju. Väga ilus päiksega. Kõik päevad üks niisugused ilusa päiksega. Vaadake neid kulme lihtsalt nagu. Ma nii õnnelik. Vorm läheb valgelt siis. Tšau, Karla! Oota, vaata kõigepealt seda. Üleval on näita. Tere lõpuks. Tänane päev on suht kiirelt läinud. Kell on 3 kohe. Ja me jõudsime koju. Me läksime kodust ära kell 8. Viisime emma kõigepealt lasteaeda ja siis läksime tegema seda mingit kõrvavärki arsti juures. Siis paremasse kõrva homme tuleb opiga kindlasti šunt ja vasakusse vaatame opi käigus, kas ta paneb või teeb ainult lõike. Ja käisime verd andmas, Noora lihtsalt nutis ja oli mingi palun ei, ma teen ükskõik mida, lihtsalt palun ei. See oli nii löödud, et terava nõelaga, terav oli, pidi seda verd andma. Aga ta rahunes väga kiiresti maha, et see, mis ta 2 aastat tagasi oli ja praegu see on ikka hoopis teine. Ta oli nii tubli ja siis kell oli nii varajane, et me ei saanud kohe tulen Noora vaikselt. Lubasin talle, et lähen taga mängima barbidega. Sain endale uue barbi. Ja siis kell oli nii varane, et kuskil ei saanud minna. Ja siis läksime ämma juurde, sest ämm on õhtupoole tööl, et hommikul oli kodus. Siis rääkisime juttu. Ja siis käisime poes, ostsime süüa midagi. Ja siis läksime Nooraga varsti sinna silmaarstile. Silmadega on üli hästi, tal on vähem kui aasta olnud. Ja tal on oma eakohane nägemine nüüdseks. Ta näeb ilusti nagu küll prillidega, aga me oleme saavutanud eakohase selle nägemise. Ja nüüd ongi lihtsalt käime kontrollides ja kõik on nagu fine, nagu nii tore, et tal ei ole enam praegu probleeme, vaid kõik on nii nagu peab. Nii et ja homme me peame olema 7:30 haiglas. Mega haige. Ma ei tea, kuidas ma ülesse saan. Mul oli täna juba täiesti... Eile õhtul ma nii häguselt, ma olin junin, et ma nii häguselt mäletan, millal plikad üldse magama jäid, sest mina ärkasin emma voodis, Hennu ärkas Noora voodis ja me jäime vist enne neid magama. Ja siis ma kolisin otse meie voodisse, ma ütlesin meigi, ma ütlesin Hennu, et mina lihtsalt ei jaksa midagi teha, et ma olen surmani väsinud ja läksin magama. Hommikul ärkasin, tore üllatus lumimaas. Ma kohe tulen, ma ütlesin, ma teen ühe asja ära ja siis ma tulen. Mine otsi asjad välja. Nii suur. No mine, ma kohe tulen. Tule nüüd. Loe 10-ni, mine. Ei, oma tuppa mine, siis loe 10-ni. Igastahes ja ma pean veel täna minema trenni ka hiljem. Ma ei tea, müstika. Vot, aga ma siis lähen mängin temaga natuke, sest jah. Ma polegi täna jälle väga palju filminud, sest kui me koju tulime, siis ma mängisin Nooraga barbidega mingi hetk. Ma vist kodus mingi videoklipi tegin ja peale seda siis mängisingi Nooraga barbidega. Ja siis ma proovisin magada, sest ma lihtsalt tundsin, et ma nagu ei jaksa enam. Ja siis olin aasta ja ma andsin lapsele telefoni ja ütlesin, et vaata palun multikaid, sest Saski lõpuks magas. Ja siis magasin ise natukene, mingi 30 minutit.
ja siis pidin ärkama, et trenni minna ka ja asju teha. Ja ma ei tea, kuidagi nii väsinud, nii läbi olin omadega kõikidest asjadest, et sai ka natuke ulutud seal kodus hiljem. Ja issand, kui hästi siin on. Igastahes ja ma olin täiega, et no ma ei viitsi sinna trenni minna, et ma ei suuda ja värk ja kõik see. Aga siis ma ikkagi ajasin ennast trenni, siis ma nägin ühte tuttavat, rääkisin temaga juttu korra natuke, nii tore oli teda näha. Kui sa peaksid seda vaatama, seda kuulsa YouTuberi videot on ju, nagu sa mulle ütlesid, siis tšau ja oli täiega tore siin näha. Aga siis käisin trennis ja tuju läks tegelikult palju paremaks ja energiat tuli ka ja oli nagu norm olla. Nii et ja nüüd jalutan teiliga ära, tüdrukud kõik magavad, kell on 10 vist kohe. Käin pesus, täidan opipaberid ja lähen tuttu. Ja mis mulle veel meeldib on see, et õues on ära kadunud jäisus ja vihma sajab ja külm on, aga seda jäist õhku enam ei ole, mis on ülihea. Välineid, siin on rohelised ja punased juuksed. Mängi. Kas olid tubli? Kas läks kõik hästi? Oled suur tüdruk? Nüüd kõrvad enam ei tee, ai. Kas sa saad jätist kohe varsti? Ja kus me pärast lähme? Sööma. Mida? Sushit. Sushit või? Ja kas sa saad midagi poest valida ka või? Mis sa tahad, kas Barbit või Lego? Barbie. Nüüd tahad ikkagi Barbit või? No vaatame siis. Tahan kohta asja Barbie ja Lego. Okei. Enam ei tulegi või? Tuleb ikka. Kohe on kõik. Hops, vaata üles. Hopsti. Jaa, sa ei saa, see on väljaspoolt kinni. Milline sinu tõuks üldse oli? Issi peab lahti tegema. Issi teeb lukust lahti, siis sina teeb värava lahti. Nii, tee värav lahti. Tõmba. Tõmba. Jee! No nii, tšau. Ma ei olegi vist täna väga rääkinud. Nüüd on väike paus. Ma vist ei suuda kirjeldada sõnadega, kui väsinud ma olen nii füüsiliselt kui vaimselt. Viimase aja toimetustest, tegemistest, kõigest nagu juba üleeile õhtul ma olin nii väsinud, et ma jäin enne lapsi nende voodis magama. Ärkasin üles, rambis kõik magasid, võtsin meigi maha, läksin magama, siis ärkasin järgmine hommik. Olin nagu surmväsinud. Eile veel oli nii palju arste ja käimisi ja toimetamisi, siis ma olen nii munapea välja, sorry. Ja lausa magasin lõunal natuke 30 minutit. Ja täna oli kell 6 äratus. Ja kõik see täiesti kohutav. Aga meie op läks üli hästi. Kõik oli nagu nii hästi ja minu suurim hirm tema ärkamine, et kas on sama õudne nagu 2 aastat tagasi, siis nüüd ta on ikkagi niivõrd suur, et läks väga ilusti. Ta oli nii vapper ja tubli.
nii et ja kõik läks hästi. 10. mai lähme arstile näitama nagu ennast ja kõrvu. nii et super. Käisime peale seda veel poes ja käisime veel söömas sushit. Ta tahtis, talle hullult maitseb sushi ja siis me ütlesime, et kui iganes ta tahab täna minna, et siis ta saab valida. Tema tahtis sushit minna sööma, nii et me käisime sushit söömas. Sorry, mul juuksed mega mustad, sellepärast need nii ludud mul ongi. Aga ma ei jaksanud eile õhtul pessu minna, pead nagu pesema. Nii et ma täna ma ka vist ei jaksa, nii et homme pesen äkki pea ära. Nii et, aga kell on 4 kohe ja Plikad ja Hennu ja kõik, Maku ja kõik hakkasid maale sõitma. Ma tahaks ka nii väga minna, aga ma praegult ei saa, sest mul on täna veel kool ja kui me olime haiglas, siis minu õpetaja saatis meili, et ma sain testi läbi, nii et nüüd on järgmine nädal ainult eksam veel ja mul on läbi see kursus, ma olen nii õnnelik ja täiega uhke, et ma olen ikkagi need läbi teinud ja nagu iga testiga mul on ülisuur närv sees olnud. Ja kui ma testi lõpetan, siis mul on ikka juhe nii koos ja pea nagu kärss saab otsas, et pea on paks ja valutab. Ja ma kardan iga kord, et ma ei saa läbi, aga õnneks ja seekord sain ka, ma olen nagu nii õnnelik ja uhke. Nüüd veel see eksam ja siis on sellega praegult kõik. Ja siis varsti võtame jätkukursused. Nii et ja. Aga nüüd ongi see, et mina täna Paidesse ei saa minna, sest mul on kool ja põhimõtteliselt kui mul kool läbi saab Mustamäe ja Tondi mingi piiril, siis bussijaamast 15 minuti pärast läheb juba buss välja viimane Paidesse. Ja ma ei jõua kuidagi selle peale. Nii et Hennu tegelikult ütles kohe, et miks sa hakkad üldse nii õhtul hilja tulema Paidesse, et tule homme hommikul, et isa tuleb ka niikuinii hommikul, et isal jõuab mingi 10 jõuaks Õigale, tuleb Soomest. Et siis ma lähen äiaga koos vist. Ja tegelikult see on hea. Ma ei tea, kas ma koristada jõuan, kuigi ma peaks, sest meie terve elamine on nagu niuke hullumaja. Ja aga homme on ju see jänkudepäev, munadepüha, suur reede. Ja mul on vaja minna käia poes üksinda. Nüüd ma saan seda teha. Osta ära kõik munadepüha asjad. Ja siis ma pean veel tegema need nii-öelda jänkukorvid ja maakaardid ja mingid vihjed ja kõik siuksed asjad, et mis ma neile see aasta teen. Et siis järgmine homme, issand aasta, ma olen nii väsinud. Homme tuleb jänku ja toob need korvid koos nende asjadega ja siis nad hakkavad maal otsima nagu iga aasta siis vihjete põhjal oma üllatusi. Ja siis igast munade värvimise asjad ja värgid lähen ostan. Nii et kohati on hea. Ja ma ei joo üldse peaaegu mingiseid energiajooke, aga ma lihtsalt ütlesin Hennuga, et ma ei kujuta ette, kuidas ma täna selle kooli vastu pean, ma lihtsalt suren ära. Nii et ma täiega loodan, et see annab mulle mingit energiat ja ma suudan vastu pidada. Ja ma olen täna saanud 3 pakki kätte. Me käisime täna poes, ma käisin eile poes. Nii et ma teen väikse hauli tiiru siia praegult vahele, ennem kui ma hakkan minema. Ma näitan teile asjad ära, mis ma ostnud olen ja tellinud. Ja siis ma panen oma kooli asjad kokku ja hakkan minema, sest ma käin enne kooli ja ostan munadepüha asjad ära. Et siis ma peale kooli ei pea enam kuskile minema, vaid saan otse koju tulla tuttu põhimõtteliselt. Ja homme hommikul saan need asjad valmis teha, mis mul on vaja. Nii, aga lähme ma näitan teile. Nii, ma siis teen väikse haulituuri teile. Esiteks, Noora tahtis eile endale barbit. Aga need on siuksed ägedad barbid. Nagu need on mingid Pepko omad, aga barbil on ka, mis on nagu niimoodi, et sa ei näe paki sisse, milline barbi sulle tuleb. Ta on üle nii kaetud värviga ja siis sa pead ta põhimõtteliselt pesema puhtaks ja siis tuleb välja siukene barbi. Ta täna tahtis jälle ühte siukest. Ma ütlesin, okei, et sa pead arvestama, et sa ei tea, mis barbi, võib-olla saad sama. Oi, ta oleks seda pettumus pidanud tegema, kui ta saigi selle sama barbi täna jälle. Bad luck nagu. Aga, ups. Ja siis me ütlesime, et vii üks maale. Siis me ostsime siukse taldriku. Mis te arvate kellele? Ei, mitte Saskele, Noorale. Sest mul on Noora ajast üks mingi Don Baideri, seesama siukene.
ja siis emma üks päev tahtis sealt, et ma paneks talle toidud niimoodi erinevatesse ja siis Nooraga oli siuke jonn, et tema tahab ka. Ta eile Pepkos nägi, ta oli mingi emps, mul on seda vaja. Mingi. Selge. Oleme rääkinud. Nii, siis emma sai endale siukse öökleidikese, Pepa oma. Siis Noora sai endale mitte Pepa öökleidikese, vaid siukse selle lollinukkude oma, peaaegu ilus kollane. Nii, mis meil siin veel siis on? No please vaadake neid nagu ma tahaks endale siukseid biker shortse nagu mida kanni, kui ilusad. Mulle nagu nii meeldivad. Siis komplektis on veel selline see nagu sportrinnakas või crop top väikeste laste puhul pigem. Üliilus. Ma olen nagu nii rahul ja eelmises selles, kui näitasin, mõlemad said enda omad. Sain ju Noorale siukse jope ka veel. Nii et, ja siis siin on need järgmine see ka. Mõlemad said nagu täiskomplektid ja siis olid siuksed nagu seelikud ka. Nagu mega ilus, ma tahaks endale siukseid komplekte. Nii et ja Nooral on siuke jope ka, nii et üli-ülituus, ma olen nagu nii rahul. Siis tulid ühesugused trikood, sellised. Mõlemad said, ma ei tea, kus teine on, varsti tuleb. Nii, siis ühesugused, tegelikult ma tahtsin emmale ainult tellida, aga Noora nägi, sest oli mingi, mul on ka vaja. Käpakasärgid. Siis ma teen lahti ühe, ma näitan kõigile 3 tüdrukule. Siis sain põlvikud suveks. Sellised, siin on lipsud ja ma ei tea, siit on nagu siuke ka, et suve omad. Ja kõik 3 siis said siuksed, siin on suurem ja siin on kõige pisemad. Nii, mis me veel siis oleme siin tüdrukutele? Noora valis endale ise siukse Barbie kleidi. Meil on väga Barbid teemas praegult. Siis Noora ise valis, tal kunagi, nüüd emma kannab, olid siukseid retuuse päris mitu. Aga nüüd tal olid kõik väikseks jäänud ja polnud kuskilt saada. Aga talle hullult meeldib. Ta ise ütleb, et need on Merineitsi omad. Ja meil on täiega Merineitsi Arieli teema. Nii et, mis seal ikka? Siis Noora sai veel 2 siukest suvissärgi, nagu veits ilma varukateta. Teine on roosa. Nii, siit tuleb see teine trikookene. Nii. Siis tuleb veel üks trikoo. Siukene, see on emmale. Ja siis tuleb emmale veel üks trikoo. Siukene. Nii, ja Saskiale suvekleite. Selline siin on täpid ka. See on siuke hele roheline ja siis on valged mummud nagu peal. Siis Sassu järgmine suvekleidikene. Sassu retuusid suveks. Ühed on siuksed ja teised on siis siuke Sonic materjal. Siis Noora käpakasärk. Ja siis Sassu suvekleidike. Siuksed nagu ühed need retuusid olid. Nii, mu käed lasivad ära. Siis emma saab oma esimesed bikiinikesed. Sellised. Nii. Ja alumine osa, samasugune. Siis ma sain emmale, kuna ta on käpafänn. Ja Noora oli midagi ülipettunud, ütles Issile, et emme lihtsalt ei ostnud talle, et tema suurust oli. Siis tegelikult ma nägin lambist ühte paari krokse, käpa omas ja täpselt emma suurust. Ja no veits patt oleks olnud jätta need sinna poodi. Nii et sai ka need. Ja siis tulid tüdrukutel ühesugused bikiinid. Kohe näitan. Selline ülemine osa siis. Ja alumine osa selline. Väga ilusad. Neid on siis 2 paari. Teine paar on siis siin. Siis jälle ühesugused trikood. Sellised.
külgedelt sitsudega. Need siis oli ka 2 paari. Ja siis ühesugused biker shortsid, liblika omad. Tada! Nooral on siuke kleit ka tegelikult ja siis ühed liblika sama selle komplekti T-särgid ka. Üks asi veel. Mul väga tosse jalga nagu siukseid naha imitatsiooniga ei ole, kõrgeid tosse pole vapsi. Ja ma tundsin puudust, sest mul ei ole hetkel midagi nagu väga jalga panna. Mul on ainult mingi riidest Air Maxid ja asjad, aga siukseid nahast neid ei ole. Ühed on, mis on nagu nii läbi, et see on midagi rõvedat. Ja siis abikaasa ütles, et vaata, kui ilusad need on. Et täiega šefid näevad välja, et kas sulle ei meeldi. Viimane paar oli minu suurus, proovisin ja siis abikaasa ostis. Siuksed, aga ma peaks ütlema, et päris tuusad. Noora ütles ka, et emme, need on väga ilusad ja sobivad sulle hästi. Nii et siis ma sain endale ka ühed tossud. Ja see on praegult kõik. Mul on vist 2 või 3 pakki tulemata lastele asju. Ja siis on kõik, siis me oleme suveks valmis. Ja ma näitan teile veel asju, kui tulevad. Aga nagu palun hakka toimima. Igastahes nüüd ma panen kooli asjad kokku. Ja siis ma pean kimama poodi, ostma munadepüha asjad ära, sest ema kohustused on ju. Ja siis peale seda ma lähen kooli ja siis ma tulen koju ja ma tahan magada nagu palun. Tere hommikust. Ma olen siin varakult üleval, kuigi ma olen üksi ja oleks võinud ju magada. Siis märkasin 7:30 ja hakkasin koristama, sest kodu oli nagu nii pööraselt rõve, sest ma ei olnud 2 päeva saanud koristada. Sest üks päev mul oli Nooraga need arstid ja 3 tükki, või 3 kõik oli ja siis oli veel trenn ja eile oli ju meil pluss siis see kool. Ja kuna ma olin eile nagu rängalt väsinud enne kooli eriti, siis õhtul ma kindlasti ei hakanud koristama. Natuke puhkasin ja minu üksi magamine läks ka paremaks kui kunagi varem. Ma jäin magama mingi 1:15, mitte mingi 3-4 aega hommikul, mis oli ülitore. Ja siis mõrkasin, oli äratus pandud, aga mõrkasin isegi veits enne äratuskorra. Siis mõtlesin, kas ma magan edasi, ma olin mingi noopikati aja ennast ülesse mingi 7:30 ja alustasin koristamisega, et saaks nagu kodukese korda. Ja mul jäid riidekuhjad veel või puhtapesukuhjad jäid kokku lappamata, aga tolmukaga sain käia ja taimed kassin ära ja üldpildi sain korda. Ühe masinapesu jõudsin ka ära pesta ja panna kuivama.
ja nüüd ma teengi kiiresti ennast natukene inimlikumaks. Hommikul asjana käisin pesmas ka. Lõpuks võisin oma pea ära. Peangi kohe juuksed läbi kammima. Aga ja nüüd teen inimlikumaks, sest ma ei ole tegelikult jõudnud seda munadepüha asja teha. Nii et ma lootsin küll, et äkki mul on hommikul aega, aga nope. Nii et jah, ma ei ole isegi hommikust söönud ega kohvi joonud. Lihtsalt hakkasin kohe hullult koristama, et jõuaks tehtud. Ja nüüd ma tahaks käia tegelikult Selverist läbi, osta ühed asjad juurde. Ja siis lähen maale. Mul läi võtab mu peale. Ja siis teised lähevad õue ja siis ma teen nagu ära selle lihavõtte asja. Pekki vale pints. Et siis teen ära selle lihavõtte, selle värgi. Võt, nii et loodame. Ja ma ei ole jõudnud blogiga absoluutselt tegeleda. Täna on reede. Ma ei ole mitte midagi kokku pannud. Ma ei tea, ma loodan, ma leian maal selle jaoks aega, et see kokku panna. Nii et ja ma proovingi ruttu ennast veits korda teha ja siis viimased asjad kokku panna. Nii et ja me lähme ju pühapäeval Muugale, mu koju, mu ema juurde. Ja sest tähistame seal ka seda munadepüha. Teised vennad tulevad ka lastega ja mul vahepeal oli ühe venna sünnipäev, kasvõise sünnipäev. Ja ma ei ole neid näinud, nii et siis nii-öelda ühine pidu kõik asjad koos. Nii et siis ma panin tüdrukutel selle jaoks mingid puhtad riided kaasa ja asjad ja endale ja vot. Nii et ma üritangi ripsmeid ma küll värvima vist ei hakka. Ei viitsi maal nii ennast ei meigi. Nii. Kärab kah, on ja. Näen suht inimene välja. Võtame meigi asjad kaasa. Pühapäeval on tuju, et võiks näha natuke normaalne vene seal. Aga kes teab, äkki ei ole tuju. Aga kaasa ma igaks juhuks võtan. Teen juuksed ära kammima. Ma olengi nüüd ainult pesnud selle kukupesa sellega juukseid näkiga. Kohe näitan teile. Aega iga päev juuksed punupatsis ja viimased mingi 3-4 päeva ma isegi ei kamminud neid enam. Praegu peale kukupesa on niimoodi. Tunnen, et mul on mingid hullud pusad kuskil. Aga noh, need pusad tulid lihtsalt praegu suhteliselt iseenesest välja ühelt poolt. Nii, palun kukupesa näkk. Nii. Paneme selle juukseaari siia. Mis see kell on? Issand, ma jahmatsin. Tolmuimeja päris kukkus. Nii, aga kell on 10:10 ja ta pidi mu 10 aeg peale korjama. Nii et panen ruttu mingi särgi selga, pusa selga, ma vist panen vesti praegult. Võtan oma sooja jope kaasa maale, et õues käia. Ma ei mäleta, kas mul on maal mingit normi jopet või mitte. Kuskil, nii et ja. Aga näeme siis varsti. Tere, Noora Miia! Mina olen Jänes Johanna ja ma olen kuulnud, et sa oled väga tubli ja väga vapper tüdruk. Mina käisin siin, aga sind polnud ja jätsin sulle mõned üllatused, aga sa pead ennem need üles leidma. Otsi kaartide järgi õhupallid ülesse. Kas sul mõned kaardid on seal sees või? Koti.
on jah, kohe vaatame siis neid. nii, Emma, kas loeme sinu kirja ka või? nii, tere Emmami, mina olen Jänes Johanna ja ma olen kuulnud, et sa oled olnud väga tubli ja hea tüdruk. kas vastab tõele või? oled olnud hea tüdruk või? oled jah? oota, käisin siin, aga sind polnud ja jätsin ka sulle mõned üllatused. aga sa pead need koos õega ennem üles leidma. otsi kaartide järgi õhupallid ülesse. oota, anna ka. see on väikene pardike või tibukene või? Emme ei jaksa. ei jaksa või? nii palju asju või? kukkusid maha. kas me harutame need lahti ja paneme maiused kuskile korvi sisse või? Jaa. no pane saga maha enda omad. Ma panen siia. no pane siia, vaadake, et teil sassi siis ei lähe.